Tere, olen valgustöötaja ja see sõnum on teisele valgustöötajale. Valgustöö on grupiviisiline, aga on ka eraviisiline, individuaalne eelkõige. Iga indiviid alustab eelkõige sisetööst iseendaga. Ja need sisetööd võivad olla väga erinevad. Osadele on näiteks annab turvatunde või heaolutunde, kui see sisetöö on näiteks kuskil grupis, kuskil koolkonnas, kuskil ühtsuses. Ja osadele on see määratud isegi nii, et see on individuaalselt. Individuaalselt ja võib erineda oma teemadelt, oma sügavuselt, paljudest teistest. Ja kas on hea või halb? Ma ei näe ei üht ega teist, ma pigem näen, et see on hea. Nimelt see on selleks, et rikastada ühiskonna, keskkonna, inimkonna nii-öelda teadlikkust. Ja just nagu osad õpivad hästi näiteks individuaalselt või töötavad või õpivad hästi individuaalselt, nagu supertulemused on ju, priimad tulemused läbi selle. Lihtsalt see meetod on neile väga omane ja nende sellise persooniga läheb väga hästi kokku. Nende stiiliga, elustiiliga. Ja osadele meeldib vastupidi, kui neil on sigin-sagin ümber, nad õpivad palju paremini niimoodi. Ja see ei olegi nii, et mis on õige, mis on vale, see on iseenda kuulamine, mis on sinu jaoks õige. Ja Veevala ajastu tegelikult soosib sellist individuaalsust, et sa õpiksid eelkõige iseennast sügavuti ja seeläbi sa ju ka teadvustad maailma või teisi inimesi paremini. Aga väga palju on selliseid nagu ka gruppidega vastandumist indiviidile. Ikka veel on nagu kivi ajal. Ja tihtilugu see grupp siis näitab tegelikult oma nõrkust, kui ta peab vastanduma ühele indiviidile. Siis see näitab selle indiviidi tugevust ja selle grupi nõrkust tegelikult või see grupp kardab midagi või näeb ohtu milleski, täielikult valgustöötaja, kes teeb oma tööd ja siin on vastandumine, kes ei soovi muutuseks. Aga valgustöötaja, kui ta jagab, siis ta kellelegi ei lähe sundima, et tee nii või ole nii. Tavaliselt ta jagab midagi, mingit teadmist, teadlikkust, infot või inspiratsiooni läbi kogemuste. Ja ma just loengi siin seda kuldajastu Kuldne maa raamatut ja see ongi see, et ajalugu oli varasemalt selline. Ja paljudele ei meeldi ajalugu, aga samas kui me räägime oma kogemustest ja ühiskonnas toimuvast, just nagu mina teen seda näiteks Veevala ajastust praegu toimuvast, et kui me räägime sellest, siis me näeme, mis oli, mis on ja mis nagu on tulemas. Ja selles osas on ikkagi ajalugu või see ajakulg või ajaliin ikkagi tähtis jagada. Ja ükski valgustöötaja ei sunni midagi. Kõik on vabatahtlik. Mida ta teeb, ta inspireerib küll. Läbi kogemuse, läbi endaks olemise, läbi lihtsuse. Läbi sellest areng ei ole tegelikult tüütu tegevus. Areng võib olla väga naudinguline, rõõmuküllane ja nii edasi. Et Veevala ajastu on selline. Et alati iga inimene saab valida, mis on tema jaoks ja mis mitte. Väga tähtis on see, et me ei kaotaks siiski oma originaalsust. Ma mäletan, kui ma olin laps
siis tegelikult oli juba siis täiskasvanud valgustöötajaid minu ümber. Esiteks oli seda minu isa ja tema vanaisa oli talle. Tema vanaisa oli talle ja tema oli mulle. Ja mina olen oma lastele. Otseses või kaudses mõttes, aga nii on, et see on tuntav. Aga mul oli ka selline aeroobika treeneri üks õpetaja, kes oli väga-väga värviline. Ja üks teine õpetaja, kellel oli, nad olid kaks, kellel oli laps ja kes käis, kas oli reiki või mingi jumalakoolkond, kirikuõpetus või teemad, kus me siis saime iga pühapäev kokku ja nagu kokkasime midagi koos, et see oli selline pigem koos olemine, kui et jumalast rääkimine. See oli koos olemine. Igaüks võttis midagi maitsvat kaasa ja midagi sellist sõbrannadega me käisime. Aga oli ka üks aeroobika treener, kes oli selline väga värvikas isik. Ja ma pean sulle ütlema, et kõik valgustöötajad üldiselt on nii, et kui nad midagi oma valgustöö kusagil või kellegiga ära teevad, siis nad liiguvad edasi. Neil on, kui nad on vanemad hinged. Neil on eriti tähtis, nad tulevad, säravad, jagavad, tunnevad ära oma inimesed. Ehk siis nad juba näevad tegelikult ka lastest ära, kes on selle valgustöötaja potentsiaaliga, kes on nagu sarnased nendega. Kellel on jagada seda oma annet, oma rõõmu, oma olemist, oma tugevusi, oma valgust, oma sära. Ja nad tulevad ja lähevad ja tunnevad ära need ja toovad esile need inimesed, kes on, eriti laste seast. Ja siis nad võib-olla liiguvad edasi. Ja ma mõtlesin selle peale, miks see niimoodi on, sest valgustöötajad tegelikult, kuidas öelda, peavadki olema kaassõltuvusvabad. Sest tihtilugu on, eriti kui nad on vanemad hinged, siis kui keegi on abivajaja nende juures, siis võib jääda väga sellisesse kaassõltuvusse, aga kaassõltuvus ei ole eluterve tegelikult dünaamika. Ja see tuleb alati siis valgustöötaja arvelt, aga valgustöötajal on vaja suuremat, laiemat inimkonda või inimgruppe inspireerida ja infot jagada. Sellepärast peab ta olema liikumises, keep it fresh on ju, ja mitte jääma toppama kuhugi, kedagi aitama liialt, vaid andma selle õngekonksu, sööda, õpetama, kuidas see käib, püüdmine, kala püüdmine käib ja tegelikult edasi liikuma. Et see on õige tegelikult, õpetamine, see on tegelikult õige valgustöö. Et muidu võib olla nii, kas õpetaja jääb õpilase külge või õpilane jääb õpetaja külge liiga palju, aga siis ei toimu arengut tegelikult, siis jääb see niisugune nagu mugavustsooni. Niimoodi see valgustöö on olnud, et on vaja anda aega ka küpsemiseks, edasi liikumiseks ja võimalikult palju sellel eluajal siis jagada, inspireerida seda, mis on juba sinu anne või tugevus. Tunda ära need teised, sütitada ka nemad ja liikuda edasi. Ja tegelikult nad olid lühikest aega minu elus siin-seal, kuid siiamaani ma olen tegelikult ju 41 ja ma räägin sellistest säravatest, hea südamekesksed valgustöötajad, eks ju, liidrid. Ja ei tasu tunda süüd, kui sind välja valitakse kui sa oled see välja valitu, ei tasu tunda süüd, see on niimoodi määratud, see on sinu hinge poolt nii määratud, see on sinu hingegrupis. Ka teised on seda tegelikult kokkuleppele alla kirjutanud, et see on niimoodi olnud, et claim it lihtsalt. Ja
üks asi veel, mis on, kui valgustöötaja jääb liiga kauaks kuhugile, kus on abivajaja, siis võib juhtuda nii, et see abivajaja võib pöörduda tema vastu isegi, sellepärast, et kui jääda liiga kauaks kinni või kaassõltuvusse, sellepärast, et tekib süütunne, et abivajajale on liiga kaua liiga palju antud. Ja siis ta võib tunda süüd ja ta hakkab nagu, kuidas öelda, selle vastu töötama. Ehk ennast saboteerima, ennast ja seda liitu nii-öelda või seda dünaamikat saboteerima ja sellepärast on ka tihtilugu, mõnikord minnakse nagu valusalt siis laiali, sellepärast, et see ongi määratud, et oleks liikumine selles, et oleks areng. Et kui jääb liiga kaua kinni ja seal on selline nagu reetmine või mingi selline, siis see tähendab seda, et oli liiga kauaks jäetud seotuks. Seda ei tasu isiklikult võtta. Universumi viis on niimoodi luua distants kas siis ajutiselt või jäädavalt. Et see on väga paljudel niimoodi. Et see on ka see, et ei tekiks kaassõltuvust liiga pikalt, vaid iga indiviid vajab ka omaette endasse vaatamist. Veevala ajastul on see eriti tähtis, siis on maailm parem paik. Aga seda võib ka takistada või niimoodi öelda segajad tekitada, kui ollakse grupi mentaliteedis väga palju ja vastandutakse valgustöötajatele, niimoodi kaotatakse oma siht. Ja üldiselt ka see on väga tähtis, kuidas üks indiviid ressurssi saab. Mis on tema allikas? Kas see on loodus, universum, tema kõrgem mina, algallikas? Või on see teised inimesed? Kui see on esimene variant, siis see inimene on sõltumatult välisest terve. Kuidas see teeb see õigesti? Loodusseadusi austades. Kui aga mitte, ehk siis see teine variant, et inimesed on tema ressursiallikaks, on see siis keegi superstaar või ükskõik kes siis. Et ta on nagu sõltub teistest inimestest, siis ta on kaassõltlane. Tihtilugu see inimene võib näida väga enesekindel, aga ta võib olla tegelikult väga nõrga tervisega. Ja just sellepärast see ongi nõiaring, et sellepärast ongi nõrgema tervisega, sest ta on sellist võtet teinud. Ehk siis ta võtab teistelt inimeselt, ta peab teisi naiivseteks lammasteks, et neilt võib võtta, nii nagu Jumal juhatab oma voliliselt, võib võtta oma kasu eesmärgil, isekal eesmärgil. Aga kui sa võtad algallikast loodusest energiat, siis see ei ole isekas, sest see on lõppematu algallika voog. Siis see on loomulik. Isegi ju kõrgemates hingesidemetes soovitatakse, et teie liidus on 3 osalist. Sina, tema ja Jumal või kõiksus, universum, algallikas. Ja see on väga tähtis, sellepärast, et siis te ei koorma teineteist üle, siis te olete tegusad enesearmastamises ja algallikaga joondumises. See tähendab seda, et seal puudub kaassõltuvus, aga samas on seal on väga meeldiv koosolemine ja jagamine, sõltumatu, aga külluslik ja veelgi külluslikum üldse, ilma ootusteta, see on magic. Aga kui me võtame ressurssi teistelt inimestelt tahtlikult, teadlikult ja pidades neid naiivseteks, et me võtame neilt, nad isegi ei saa arugi, et nad on meie konksu otsas, fännavad meid ja nii edasi, siis tegelikult on see loodusseaduste vaba tahte rikkumine. Ja sellepärast sellel inimesel, kes võib-olla väliselt on enesekindel, aga kehaliselt on aru saada, et tal on mingeid kas haiguskoldeid,
või nõrkusi tervises. Seda on näha kohe. Sellepärast ongi see nõiaring, et kui sina rikud loodusseadusi, siis tegelikult sa maksad ühtlasi ka millegagi. Nii et isegi kui sa võidad sellega, et sa võtad teistelt inimestelt, pidades neid madalamateks, pidades iseennast jumalannaks või jumalaks, siis tegelikult sa maksad millegiga iseenda kulul. Varem või hiljem. See on alati nii. Sest see on loodusseaduse rikkumine. Ja tegelikult tavaliselt ulatub see eelmisse ellu. Et kui inimene juba sünnib nõrgema tervisega, siis tähendab seda, et eelmises elust on juba seda nii-öelda nõiakunsti tegelikult teinud. Et ta võtab teistelt. Sest niimoodi on mugavam, ma ei tea, kas see tuleb ebateadlikkusest, et on võimalik ka teisi viise, mis teiste piire ei kahjusta. Või tuleb see sellest, et sa oled kellegi vanema või vanavanema koha peal, kes sellist stiili harrastas ja sellega sa võib-olla isegi saad tema sümptomid endaga kaasa, kui sa seda jätkad. See on ohtlik rada. Vaata, mõned ka soovivad olla kas Marilyn Monroe või keegi, kes on nagu juba surnud suur superstar või ilus või keegi, kellel oli kurb saatus tegelikult, aga ta oli kuulus ja ilus või edukas või mida iganes. Mina ei soovita seda teha, sellepärast, et kui sa soovid näiteks mõni lausa mõtlebki, et ma nagu olengi tema igapäevaelus, ma kannan tema stiili, ma käitun, ma riietun, ma olen, siis tegelikult sa väga palju häälestad ennast tema lainele, aga kui tal oli kurb saatus ja ta on juba surnud, siis tegelikult sa häälestad millelegi, mida sa tegelikult ei tahaks luua oma ellu. Hoolimata sellest ilust, sellest glämmist, rahast või kuulsusest. Minu mõte on see, et jällegi ma jõuan sinna punkti, et igaüks võiks jääda oma originaalkohale, autentsele originaalsele kohale. Ei lähe grupimentaliteediga, hullusega kaasa, ei lähe mingi kuulsustega, kes on juba ammu surnud, ega vanavanemate kohale ka ei lähe, vanavanemate unistust täitma. Ma näen, et mõnel on see juba ilmselgelt näha näost, et ta võtab sellega sümptomeid kaasa, mis ei ole vajalik edasi kanda. Mis aitab sellest välja? Ma jõuan jälle sinna valgustööni. Mina õpetan ju seda, ma ise olen hea näide sellest ja ma õpetan ka teisi. Astuma oma originaalkohale, ma olen lapsest saati, kas juba eelmistes eludes või midagi. Mu mina tunnetus on väga tugev. Olla oma originaalkohal, tegemas oma originaalasja. Ja sellepärast on ka, et ma ei ole igasuguste võib-olla trendidega kaasa läinud, ei õppekoolkondadega ega mingite sellistega, ega ka riietustrendidega, vaid ma olen ise õppija, sõltumatu ennast ülesehitaja. Ja ma leian, et selles on tänapäeva maailmas ekstra suur väärtus ja kaitse. Kui sa julged käia oma originaalrada, väljendada oma tõde, mis rikastab kogukondi, ühiskondi, inspireerib ja käia oma rada julgusega. Praegune aeg nõuab seda, et me ei käi sisse tallatud radasid, vaid et me loome omamoodi radasid, uusi, evolutsioonilisi inimkonda, mitte ainult meile endile, vaid ka inimkonda aitavaid, nii igal tasandil aitavaid ka, emotsionaalselt, materiaalselt, vaimselt, intellektuaalselt, spirituaalselt, maiselt ja ebamaiselt. Me oleme enam kui rohkem kui kunagi varem endaga heas kontaktis. Aga kui võidetakse mingi võitlus või konkurss või mida iganes, ma kusjuures räägin väga randomly, ülemaailmselt, sellisel moel, et võetakse nagu kas või need superstaaridki, et ilma fännideta, neil on kohe sõltuvussuhe, ilma fännideta nad sureks.
sest nende sees on tegelikult tühjus, nad tegelikult ei ole oma originaalkoha peal. Isegi kui see tundub hiilgama, hiiglem. Kui sul on tühjus ja sa vajad teist inimest, et ennast täita, siis tegelikult sa ei ole kontaktis iseendaga ja loodusega. Ja siis sa lood endale karmat, lood seda tühjust juurde, sa võidad konkursi, sa võidad selle võitluse, selle vaidluse, aga sinu sees on ikka tühjus, rahulolematus, sa tahad juba uut. See ei anna sulle seda tegelikult, seda, mida sa... Kui siis vaid korraks. Aga mingi imelik tunne sinu sees ikkagi kripeldab. See ongi see, et kas sa elad oma saatust, kas sa elad oma unistust isegi. Or somebody has boosted you up, et sa käiksid tema unistust. Ja kannaksid tema karmat ja sümptomeid ja nii edasi. Ära tee seda. Vali ennast. Väga-väga oluline lõpetada see ring. Sest tervisega on näha, kui inimene on see, kes vajab teisi inimesi, et saada ressurssi, et tunda ennast hästi, siis tavaliselt on seal käärid. Tähendab seda, et kuigi näeb välja, kõik armastavad rahvamassid ja kõik nii edasi, aga tegelikult ta ei ole endaga kontaktis, ta on tegelikult liimist lahti. Kui ta on loodusega kontaktis ja oma kõrgema minaga, iseendaga, reikiga nii-öelda, algallikaga, siis on seal magic, siis ta ei vaja ka teisi, aga see on nagu koos olemine on tore, tasakaalus. Ta tervis on tugev, ta spirituaalne konto on korralik ja mitte miski ei raputa tema sisemist rahu. Ja ta väljendab ennast originaalselt, päriselt, ilma ootusteta. Ta käib tärmateed ja ta magnetiseerib sarnaseid inimesi, ta inspireerib sarnaseid inimesi sama tegema, ta julgustab sama tegema. Ta ei sõltu sellest, mitu laiki, ta ei sõltu sellest, kas ta võidab või ei võida. Ta naudib, mida ta teeb, ta tunneb suurt rahulolu ka kõige väiksematest asjadest. Ja isegi kui ta armastab oma lähedasi ja oma suguvõsa, siis ta kunagi ei reeda ikkagi iseennast. Sest kui me anname liiga palju krediiti neile, kes elavad kellegi teise unistust, on üldsegi oma vanaema kohal näiteks või vanaisa kohal, elamas seda, siis me tegelikult ei armasta seda last. Me tahame tegelikult isekalt, et ta jätkaks meie unistust ja võtaks meie sümptomid, meie kannatused ju kaasa samamoodi. Aga kui me armastame kedagi, me lubame tal olla täielikult tema ise, väljendada enda moodi, käia oma teed, toetada, tunda huvi, mida tema tahaks. Ja lubada. Väga paljud kuulkonnad on ka saanud alguse sellest, et keegi ärkas, keegi jõudis valgustumisele väga lähedale ja ta hakkas juhiks, hakkas õpetama teisi. Aga see ongi see, meil on vaja kõigepealt algselt saada kontakti iseendaga kui tervikuga, siis meil on mida kellegiga jagada. Kui me lihtsalt grupis klähvime, oleme kaotanud oma raja. Püüame lihtsalt kuuluda kuhugi ja oleme kaotanud kontakti oma tõelise olemusega. Meid saadab mingi ühine grupi mentaliteet, mingi haav, mingi valu, mingi hirm, mingi kontrollisoov. Aga see tuleb vabastada, sellepärast et veevala ja ajastu vabastab niikuinii, energeetiline vibratsioon vabastab niikuinii selle. See kuulus kalade ajastusse, aga juba 2012 aastast on veevala ajastu ääretult intensiivne. Kui sa oled tähele pannud, muutused on tõepoolest igas eluvaldkonnas.
ja need, kes lähevad sellega kaasa, need on õnnega koos. Ära võtta midagi isiklikult, mis ma siin räägin. Ma räägin väga üldiselt, see sõnum ei ole kõigi jaoks. Kui sa tundsid ennast siit ära, midagi resoneerus, võta see omaks. Kui mitte, las minna. Minu sõnumid alati ma usaldan, et minu kuulajad, vaatajad, kes minu lehel jõuavad, ma usaldan, et neil on küps eristamisvõime, mis on nende jaoks ja mis ei ole. Ja kõik sõnumid ei ole kõigi jaoks, see on täiesti arusaadav. Kuid mu mõte on see, et mu sõnum on tegelikult kaitsva eesmärgiga, et sa saaksid aru. Et vahel me oleme nii selle emotsiooni sees, me ei näe seda. Aga tegelikult on see vaba tahte rikkumine, tihtilugu. Ja kui sa soovid, aga leiad ennast, et sa võib-olla oled midagi nii või keegi on nii. Ja soovid seda näiteks sa märkad, et sa oled näiteks kas vanaema või vanaisa või ema või isa või mingi kellegi mustrit kuskil korranud. Ehk siis kellegi vabat tahet rikkunud, pidades loomulikuks harjumuseks teistelt lihtsalt energiat tõmmata, siis see on vaba tahte rikkumine tõepoolest. Ja nii täiskasvanutel kui ka lastelt ja loomadelt ja nii edasi. See on basically sellega sa annad, mida sa universumile saadad. Signaali on see, et see, mida mina teen teistele, on lubatud ka minuga teha. Ja universum järgib seda seadust, et see, kuidas sa teistele teed, ta võtab sinu tervise arvelt. Samamoodi. Just sama võrra, mida sina siis vaba tahet rikud teistelt, siis tema võtab sinult. Ja sellepärast ongi nii, et osad sünnivad suurema elujõuvooga kui teised. See on eelmiste elude jätk. Kes ma olen? Ma olen 8. elutee numbriga valgustöötaja, kes siis elab väga dharmaatilist elu ja teab, mis tähendab karma, dharma, põhjus, tagajärg ja nii edasi. On väga palju sellega tegelenud, eelmiste elude mustreid murdnud, aidanud ka teistel seda teha. Ja see sõnum on ka arvatavasti sellepärast see tulebki siit läbi. Et me tihti võib-olla ei märkagi seda, me võtame seda kui midagi loomulikku või tavalist, sellepärast et meie eellased on seda teinud. See ei ole okei. Ma juba lapsena teadsin seda, et juba eelmistes eludes ma teadsin, et see ei ole okei. Niimoodi. Ja kuidas siis, mis see lahendus siis on? Et kuidas seda parandada, kui sa juba ei tea? Kes on õppinud reikit, võib-olla teavad. Aga mul on sulle pakkumine, et seda asja parandada, kui sa tunned ennast ära siit. Minu reiki e-kursus õpetab sulle kontakti iseendaga, just nagu mina olen seda teinud. Ja õpetab kontakti algallikaga ja kuidas tasakaalustada enda erinevad dünaamikad iseenda sees, et saada tervikuks nii, et sa lood läbi iseenda ja looduse, mitte läbi teiste inimeste piirde rikkumise. Läbi kontrollivajaduse, läbi liigtähtsuse, ego, arvates, et sa oled suurim ja sul on see õigus. Sa oled suurim ja tugevam, et sul on see õigus. Kõik registreerub ja võetakse sama võrra, nagu on võetud. Ja sellepärast ma näen, et need, kes seda agarasti teevad, neil ei ole tervisega hea. Ja ükskord üks naisterahvas rääkis, et tähendab, kui ma temaga kohtusin, nägin ma sellist, vaata tead küll, need riiete poodid ja niisugused nagu need modellid, need plastikust naisfiguurid. Kui ma kohtusin temaga, siis ma nägin, et koridoris enne, kui ma temaga kohtusin, oli üks kummaline asi, et seal vanalinnas oli, seal koridoris oli selline nagu vasaku katkise käega see modelli figuur, see nukk nii-öelda. Ja see tundus hästi kummaline mulle, ekstreemne. Võtsin seda kui märgina juba siis.
Ja kui meie vestlus käis, siis ma sain aru, teatavasti vasak käsi on võtmise käsi, vastuvõtmise käsi, aga võtmise käsi ka. Ja kui me rääkisime seal, siis ma sain aru, et meie vahel ei ole andmine, saamine, vastuvõtmine tasakaalus. Ja see jäi meie viimaseks kohtumiseks ka, sest ta ise, minuga on see, et valgustöötajana ise inimesed hakkavad peegeldama seda, mis on tegelikult nende taotlus või minu suhtes. See on nii-öelda teejuhtide kaitse mulle, et inimesed hakkavad ise väljendama ja ma näen nii-öelda ridade vahelt siis vihjeid, mis on tegelikult nende taotlus minu suhtes. Et see on ajaga kasvanud kaitse, et kui sa oled vanem hing ja 8. eluteega eriti, siis on sul vaja seda filtrit. Ja see meie viimaseks kohtumiseks, see nukk seal enne meie kohtumist oli hoiatuseks. Ja olgu öeldud, et sellel inimesel ei ole tervis olnud läbi elu üldsegi hea. Ja ta on õppinud reikit, aga ta ei ole õppinud ikkagi olema sõltumatu ja läbi looduse looma. Need, kes loovad läbi looduse, neil on hästi võimas looming, nad on nagu loomingu kanalid, neil on ülevoolavalt palju armastust, väge, jõudu ja tervist. Nii palju, et neil jagub enda aitamiseks ja väestamiseks kui ka teiste, nii füüsiliselt kui mentaalselt kui ka vaimselt kui emotsionaalselt. Ja tõeline reiki õpetaja tegelikult on ise terve ja nii-öelda külluslikult loov või edukas nii-öelda oma erialal tegus. Et see on suur märk sellest. Et siis on nagu kõik joondunud keha, meel ja hing, et siis on nagu tõendusmaterjali nii-öelda ka. Aga väga palju on grupiviisiliselt, kus soovitakse võtta, eriti kui nähakse valgustöötajalt, soovitakse teha laimukampaaniaid ja erinevaid selliseid asju, mis töötab tegelikult nende endi vastu, olen tähele pannud. Nii et enne kui hakkad looma midagi vastandlikku, tegele võib-olla iseendaga, iseenda sees, saa parem kontakt kõiksusega, universumiga, tule õpi Reiki e-kursust minu juures, mis on väga hästi tööriistad annab sulle. Kuidas seda luua? See on minu jaoks enesearengu baas. Enese ja lähisuhte arengu baas on minu Reiki e-kursus kindlasti. Panen kontaktilingi siia alla, kuidas seda endale tellida ja kohe sellega töösse asuda. Saad selle lingi kohe, kui tellid. Juba ma olen saanud väga palju tagasisidet. Ja huvitav on, et just on paranenud see vasaku käe dünaamika. Et vastuvõtmise see on tervenenud ja ematööd ja nii edasi väga paljudel. Et jah, juba lapsepõlvest meil on mingid harjumused, mida ei märkagi ja see on tulnud eelmistest eludest ja eelmistest põlvedest, kui olid sellised ajad. Aga tänapäeval see enam ei sobi. Ja teadlikumad energiatöölised valgustöötajad näevad läbi, kui keegi kui kellelgi vasak käsi aktiveerub, eks ju, lubamatul viisil, selle asemel, et olla joondunud kõrgema teadvusega iseenda sees. Et me oleme ikkagi indiviidid siin ookeanis ja mõni valgustöötaja ongi nagu kogu ookean ja kui mingit grupiviisiliselt keegi midagi tahab nagu ookeani vastu pöörduda, loodusjõu, looduse poolt määratud
valgustöö vastu, siis see on nagu ookeaniga maadlemine, et isegi kui teid on palju, siis valgustöötaja, nagu ma ütlesingi, ongi nagu ookean, eks ju. Et sellepärast, et tal on nii hea kontakt kõitsusega. Et see nagu tühi töö läheb sinna. Selline hirmutamine ja mingid niisugused mängud, manipulatsioonimängud, vabandust, see on nii vanamoodne. See on nii vanamoodne, nagu ma käisin praegu tegelikult mingi 70-ndad, 80-ndad mingi, on ju. Et seal on käärid, et seal ollakse nagu kinni, et nüüd on juba uued energiad nagu, et ja see on auasi, kui sa oled indiviid ja tegeled iseendaga ja oma originaalsusega. See on auasi. Ära seda unusta. Võib-olla sul tekib tunne, et kui ma nii erinen, et teised grupid on ju, nemad räägid ühtset keelt. Kui ma kuulan nende ühist, mis on nende missioon, mis on nende valukeha, siis ei, sa oled väga õigel teel, et sa teed enda sees ja käid oma rada. See on auaste, et sa seda teed ja kuidas sa seda teed, et sa oma originaalsusele kindlaks jääd. See on sõnum, ei ole juhuslikult sinuni jõudnud. Palun tea seda, et veevala ajastu, see näitab, et su intuitsioon on sind juhatanud õiges suunas, sest su intuitsioon on heas kontaktis ja võib-olla häälestunud veevala ja ajastule ja oma hinge kutsele, oma kõrgema mina juhatusele, sosinatele. Ära seda unusta. Et kui kõik sinu peres olid näiteks kirurgid, siis sinust ei pea kirurgi saama. Sa võid valida, mis sinu jaoks on, kas või paralleelsetki käia seda suunda. Iga elu loeb ja see on investeering ka tervisesse. See on loodusega kooskõla, sest loodus on sind sellisena määranud. Austagem seda ja järgigem seda ja kui me teeme loodusega koostööd, on tervis palju parem ja külluslik. Nii et tule minu Reiki e-kursusele nüüd ja sa ei kahetse seda. See on parim kingitus ja investeering sulle endale. Ja kui sa teed seda nüüd, just praegusel hooajal, see on imeline praktiseerida looduses. See on võimas. Seda ma tahan jagada nii külluslikult sellepärast, et mul on see nii palju andnud ja juba minuga õpilastele on. Seega, anna teada. Kohtumiseni.